et kas homopaaridel peaks olema õigus lapsi adopteerida? Miroslav ütleb ei. Kas abielu peaks olema ainult mehe ja naise vahel? Ei, jah, ütleb Kas tema. transsooliste õigused on teema, millega riik peaks rohkem tegelema? Miroslav ütleb ei. Kas Eesti peaks piirama sisserännet kultuuriliselt väga erinevatest riikidest? Tulevane Lasnamäe linnaosa vanem ütleb jah. Kas sündimuse tõstmiseks peaks riik tegema rohkem meetmeid? Tema ütleb jah. Kas sõnavabadust peaks piirama, kui see riivab kellegi tundeid? Miroslav Berežovski ütleb ei. Kas on õige, kui naine seab karjääri, pere ja laste kasvatamise ettepoole? Tema ütleb pigem ei. No, ütleme nii, et põhimõtteliselt on nagu maksimaalselt konservatiivne välja arvatud selle viimase küsimusega, kus ta siis oli nagu pigem ei, mitte kindel ei. Kas rikkad peaksid rohkem makse maksma? Ja Miroslav Berežovski arvab pigem jah, ja nagu näete, on siis progressiivse tulumaksu toetaja mees, kes ise on kinnisvara arendaja ja võib-olla isegi laenuhaigi, nii et see ongi, tema on nagu täpselt õiges kohas, tema ongi selline, sobib sinna Keskerakonda. Kas ettevõtted peaksid rohkem makse maksma? No siin ta arvab, et pigem ei, näete, siis ta ei ole kindel selle, ta arvab, et ei peaks rohkem maksma. Kas riik peaks päästma raskustesse sattunud firmasid? Vaadake, ta arvab pigem ei, mis tähendab, ta tegelikult on nagu parempoolne. Kas riigile kuuluvaid asju peaks rohkem erastama? No nüüd ta arvab, et pigem jah, näete, et selle ütleb, et ta toetab, et oleks rohkem eraomanduses. Kas inimesed peaksid ise rohkem pensioni eest vastutama? Tema arvab jah. Kas riiklik alampalk on vajalik? Tema arvab pigem jah, ja siin on tegelikult täpselt samate vaadetega Urmas Reinsaluga ja ka siis ja ka kristlikust vaatest on minu meelest see õige, nagu me rääkisime eelmises episoodis. Ja kas majanduskasvu ja töökohti võib toetada ka keskkonna arvel? Ta arvab jah, see on nüüd selgelt parempoolne vastus, mis läheb tegelikult vastuolu kristlike väärtustega, kuna Jumala poolt on loodus loodud ja me ei peaks seda rikkuma. Aga sellest oli meil eelmises episoodis rohkem juttu nii. Aga selgelt majanduskogemusega mees, kes minu arvates on pädev seda linnaosa juhtima ja see, kas ta on kristlane või mitte, me ei saanudki teada, aga konservatiiv on ta kindlasti.